Aastaid oli Pärsia lahe piirkonnas üks riik, mida Iraan peaaegu otseselt ei mõjutanud. Kui Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid ja teised riigid sattusid korduvalt Lähis-Ida pingete keerisesse, siis Kuveit jäi ettevaatlikuks ja neutraalseks. Aga nüüd näib olukord muutuvat. Reutersi ja Kuveidi ametlike avalduste kohaselt arreteerisid Kuveidi võimud 4 meest, keda seostatakse väidetavalt Iraani islamirevolutsiooni kaardiväekorpusega ehk IRGC-ga, pärast seda, kui nad üritasid väidetavalt paadiga Bubiani saarele siseneda. Paljude jaoks ei ole see lihtsalt tavaline piiriintsident. See on märk sellest, et pinged laienevad Pärsia lahe piirkonnas ning võimalik, et isegi riigid, kes varem on otsesest konfliktist hoidunud, ei ole enam kaitstud piirkondliku konflikti süvenemise eest. Bubiani saar ei ole tavaline saar. See asub strateegilises kohas Iraagi ja Iraani piiri lähedal. See on oluline Kuveidi sõjaliste ja laevateede jaoks, eriti nüüd, kui olukord Hormusi väinas, mis on ülemaailmse naftavarustuse jaoks kriitiline, läbipääs muutub üha pingelisemaks. Viimastel kuudel on pinge Iraani, Iisraeli, Ameerika Ühendriikide ja mõnede Pärsia lahe riikide vahel korduvalt kasvanud. Ja aja jooksul muutub Araabia riikide seisukoht piirkonnas järk-järgult. Kriisi alguses ütlesid paljud Pärsia lahe riigid, et nad ei soovi olla otsese konflikti osa. Nad ei tahtnud lubada oma õhuruumi ega sõjaväebaase kasutada operatsioonideks Iraani vastu. Aga analüütikute ja Reutersi raportite kohaselt muutis mõne riigi seisukohta see, kui neid tabasid raketi- ja droonirünnakud. Üks enim mõjutatud riike oli Araabia Ühendemiraadid. Wall Street Journali raporti kohaselt, mida kinnitas ka Reuters, viis Araabia Ühendemiraadid viimastel kuudel salaja läbi sõjalisi lööke Iraani vastu. Väidetavalt hõlmas see ka rünnakut Iraani Laban saarel asuvale naftatöötlemistehasele. Araabia Ühendemiraadid ei kinnitanud operatsiooni otseselt ning ka Reuters teatas, et nad ei ole suutnud kõiki raporti üksikasju iseseisvalt kontrollida. Kuid isegi kui otsest tunnistamist ei ole, on selge, et Pärsia lahe piirkonna dünaamikas on toimunud muutus. Varem püüdsid paljud Araabia riigid tasakaalustada oma suhteid Iraani ja läänega, kuid nüüd on mõnede nende julgeolekupoliitika muutunud agressiivsemaks ja sellel on oma põhjus. Siin ei räägita ainult sõjalisest küsimusest, vaid ka majandusest. Kui Pärsia lahes tekib pingeline olukord, on üks esimesi mõjutatavaid naftakaubandus. Eriti Hormusi väinas, kus läbib suur osa maailma naftasaadetistest. Reutersi andmetel kasvab Pärsia lahe riikide mure, sest Iraan võib kasutada oma kontrolli piirkonnas survevahendina vastaste vastu. Ja kui naftavool saab mõjutatud, järgneb sellele kohe doominoefekt kogu maailmas. Kallim bensiin, kallimad veokulud, kõrgemad toodete hinnad ja suurem mõju ülemaailmsele majandusele. Seega, kuigi see paistab vaid piirkondliku konfliktina, ulatuvad selle mõjud Aasiasse, Euroopasse ja isegi tavaliste tarbijateni erinevates riikides. Samal ajal lükkas Iraan tagasi Kuveidi süüdistused. Iraani ametnike sõnul ei olnud tegemist vaenuliku missiooniga ning nad ütlesid, et kinnipeetud iraanlased sattusid tõenäoliselt Kuveidi vetesse navigatsiooniprobleemide tõttu. Kuid Kuveidi jaoks on juhtum tõsine. Kuveidi valitsus avaldas tugevat hukkamõistu ja ütles, et neil on õigus kaitsta oma suveräänsust vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirjale. Ja siin muutub kogu olukord veelgi keerulisemaks. Sest samal ajal, kui kaamera ees räägitakse relvarahust ja diplomaatilistest läbirääkimistest, jätkuvad selle varjus erinevate riikide salajased operatsioonid, luuretegevus ja sõjaline positsioneerimine. Lähis-Idas ei ole kõik lahingud nähtavad televiisoris. Mõnikord algab see väikesel saarel, ühel paadil või salajasel operatsioonil ja pärast seda hakkab kogu piirkond äkitselt liikuma. Kui maailm on hõivatud relvarahu ja diplomaatia aruteludega Lähis-Idas, ilmneb tasapisi teine reaalsus suletud uste taga peetavate läbirääkimiste taustal. Pinget ei ole tegelikult kunagi lakanud. Ja mis veelgi üllatavam, mõned riigid, kes varem püüdsid otsesest konfliktist Iraaniga hoiduda, väidetavalt maksavad nüüd salaja kätte. Viimastel aastatel on enamik Pärsia lahe riike olnud ettevaatlikud oma suhetes Teheraniga. Nad ei taha sattuda ulatuslikku piirkondlikku sõtta.
sest nad teavad, et kui olukord Pärsia lahes plahvatab, ei kannata ainult sõjavägi, vaid ka majandus, naftakaubandus, laevateed ja piirkondlik stabiilsus. Üks enim arutatud teema praegu on väidetavad Araabia Ühendemiraatide salajased operatsioonid Iraani vastu. Wall Street Journali ja Reutersi andmetel on märke sellest, et Araabia Ühendemiraadid viisid salaja läbi rünnakuid Iraani sihtmärkide vastu Pärsia lahe pingete haripunktis. Väidetavad hõlmas see ka rünnakut Iraani Labansaarel asuva naftatöötamistehase vastu. Araabia Ühendemiraadid ei kinnitanud raportit otseselt. Analüütikute sõnul on see areng oluline, sest see näitab, et mõned Pärsia lahe riigid on valmis kasutama sõjalist jõudu, kui nad tunnevad, et neid rünnatakse otseselt. Ja Araabia Ühendemiraatide jaoks ei ole see väike asi. Kuigi riik on territooriumi ja rahvaarvu poolest Iraaniga võrreldes väike, on tal üks kõige moodsamaid sõjalisi süsteeme piirkonnas. Neil on kaasaegsed hävituslennukid, jälgimissüsteemid ja tihe julgeolekukoostöö lääneriikidega. Kuid mitte ainult Araabia Ühendemiraadid ei ilmu raportites esile. Reutersi andmetel on ka mõned Lääne ja Iraani ametnikud väitnud, et isegi Saudi Araabia viis väidetavat konflikti haripunktis läbi salajasi kättemaksuoperatsioone Iraani vastu. Oluline on täpsustada, et raportite kohaselt toimusid need operatsioonid enne, kui relvarahu läbirääkimised ametlikult algasid. Ja siiani ei ole Saudi Araabia valitsus avalikult kinnitanud nende süüdistuste üksikasju. Kuid isegi kui kõik raportite osad ei ole kinnitatud, on üks asi selge. Pärsia lahe piirkonna julgeolekuhoiak muutub üha agressiivsemaks. Varem uskusid paljud Araabia riigid, et on turvalisem jääda neutraalseks. Nüüd tundub, et üha enam usutakse, et kui nad ei vasta samaga, muutuvad nad veelgi haavatavamaks. Ja siin tekibki suurem probleem. Kuigi rahuläbirääkimised jätkuvad, ei ole Iraan ja Ameerika Ühendriigid endiselt jõudnud kokkuleppele Teherani tuumaprogrammi osas. Ameerika Ühendriikide ametnike avalike avalduste kohaselt on uraani rikastamine ja selle võimalik kasutamine tulevase tuumarelvavõimekuse saavutamiseks endiselt peamine probleem. Iraan väidab omalt poolt korduvalt, et nende tuumategevus on mõeldud ainult tsiviilenergiaprogrammiks. Kuid Washingtoni ja mõnede lääneliitlaste jaoks ei ole need kinnitused piisavad. Seetõttu, isegi kui peetakse relvarahu läbirääkimisi, on endiselt suur tõenäosus, et pinged lahvatavad uuesti. Ja seda on tunda kogu piirkonnas. Saudi Araabias, Araabia Ühendemiraatides, Kuveidis ja teistes Pärsia lahe riikides tugevdatakse nüüd kaitsesüsteeme ja sõjalist koostööd. Mitte sellepärast, et homme kindlasti sõda tuleb, vaid sellepärast, et nad teavad, kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, on just nemad kohe võimaliku eskalatsiooni eesliinil. Ja selle mõju ei piirdu ainult Lähis-Idaga. Tänapäeva geopoliitikas ei ole enam ainult raketid või õhurünnakud konflikti mõõdupuuks. Mõnikord toimuvad suurimad lahingud hoopis luureoperatsioonides, majanduslikus surve avaldamises, sanktsioonides ja salajases sõjalises koostöös, mida avalikkus kohe ei märka. Ja samal ajal, kui mõned juhid ütlevad, et nad on endiselt diplomaatiale avatud, valmistuvad mõlemad pooled jätkuvalt juhuks, kui läbirääkimised ebaõnnestuvad. Sest Lähis-Idas ei tähenda isegi paberil olev relvarahu, et võitlus on lõppenud. Samal ajal, kui maailm jälgib võimalust uueks sõjaks Lähis-Idas, toimus Valges Majas oluline kohtumine, mis võib määrata, kuhu liigub järgmine pingete etapp Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel. Ameerika meediateadete ja USA ametnike avalduste kohaselt kohtus president Donald Trump oma sõjaliste ja riikliku julgeoleku nõunikega, et arutada võimalikke samme, mida Ameerika võiks astuda, kui läbirääkimised Iraaniga täielikult ebaõnnestuvad. Kuid on oluline mõista, sellist tüüpi kohtumine ei tähenda automaatselt, et kohe on oodata sõjalist rünnakut. Washingtonis on kriisijuhtimise normaalne osa regulaarne konsulteerimine Pentagoni, agentuuride ja julgeolekunõunikega, eriti kui geopoliitilised tinged on kõrged. Olulisem küsimus on, miks see kohtumine on praegu nii tundlikuks muutunud, sest vastavalt raportitele esitas Iraan väidetavalt ettepaneku, et peatada praegune pingeline olukord Pärsia lahe piirkonnas. Rahvusvahelises ajakirjanduses avaldatud teabe kohaselt esitas Teheran väidetavat ettepaneku, et Ameerika Ühendriigid lõpetaksid majandusliku surve ja sanktsioonid vastutasuks Hormuzi väina taasavamise eest, mis on ülemaailmse naftakaubanduse jaoks ülioluline tee. Kuid siin peitubki suur probleem. Väidetavalt ei sisalda ettepanek Iraani uraani rikastamise programmi peatamist. Ja Washingtoni ning mõne lääne liitlase jaoks on see kõige olulisem küsimus.
Ameerika Ühendriigid, Iisrael ja mõned Euroopa riigid on juba ammu öelnud, et Iraani uraani rikastamise võimekuse kiire kasv võib anda Iraanile võimaluse tuumarelva valmistamiseks palju lühema aja jooksul, kui nad seda soovivad. Iraan eitab korduvalt, et nad valmistaksid tuumapommi. Teherani sõnul on nende tuumaprogramm mõeldud ainult tsiviilenergia ja teadusliku arengu jaoks. Kuid rahvusvahelise aatomienergia agentuuri ehk IAEA raportite kohaselt on Iraani uraanivarude rikastusaste viimastel aastatel jätkuvalt tõusnud. See on pannud lääne valitsused muretsema. Seetõttu, isegi kui rahuläbirääkimised toimuvad, püsib mõlema poole vahel sügav usaldamatus. Ja samal ajal, kui see kõik toimub, on veel üks riik, mis vaikselt läbirääkimiste keskel on. Pakistan. Viimastel kuudel on Islamabad püüdnud olla vahendaja Washingtoni ja Teherani vahel. Selle eesmärk on aidata vältida laiemat piirkondlikku sõda, kuid nüüd on midagi uut. Tekkis poleemika, teatab CBS News ja teised lääne väljaanded. Väidetavalt viibisid Iraani sõjalennukid ajutiselt ühel Pakistani lennubaasil pärast relvarahu kõnelusi viimastel kuudel. Väidetavalt kuulusid nende hulka ka luurelennukid, mida kasutatakse luure- ja seireoperatsioonideks. Pakistan eitas aga, et neil oleks mingisugune sõjaline kokkulepe Iraani varade kaitsmiseks. Nende välisministeeriumi sõnul on lennukite kohalolek seotud ainult diplomaatilise ja julgeolekualase koordineerimisega, samal ajal kui rahuläbirääkimised jätkuvad. Kuid mõne analüütiku arvates ei kao Ameerika Ühendriikide kahtlused Pakistani suhtes nii lihtsalt. Islamabadil on Washingtoniga keeruliste suhete pikk ajalugu. Afganistani sõja ajal süüdistati Pakistani korduvalt mõlemal poolel mängimises. Pakistan sai toetust Ameerikalt, samal ajal kui mõned riigi sees olevad elemendid olid väidetavalt seotud ka Talibani ja teiste relvarühmitustega. Kõiki neid süüdistusi ei ole otseselt tõestatud. Kuid see on suur osa põhjusest, miks USA luurekogukond on siiani Pakistaniga suhtlemisel ettevaatlik. Ja kui olukord muutub pingelisemaks, on veel üks oluline tegur, mis võib kogu konflikti mõjutada. Hiina. Teatete kohaselt on Washingtoni jaoks oluline lähelev sündmus. Pekingiga peetakse diplomaatilisi läbirääkimisi, sest paljud analüütikud usuvad, et Hiina on üks väheseid riike, kellel on Iraani üle tõeline majanduslik mõjuvõim. Hiina impordib Teheranist suures koguses naftat ja vaatamata lääne sanktsioonidele on Peking endiselt üks Iraani tähtsamaid majanduslikke päästerõngaid. Samal ajal kui Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahelised läbirääkimised jätkuvad, süveneb mõnede Ameerika ametnike kahtlus Pakistani rolli suhtes kriisi vahendajana. Washingtonis toimunud senati kuulamine õhutas teemat veelgi. Kuulamisel küsis USA senaator Lindsey Graham otse sõjaväe ja kaitseametnikelt aruannete kohta, mille kohaselt lubab Pakistan väidetavalt mõnel Iraani sõjaväelennukil oma lennubaasides viibida. Pole selge, kui ulatuslik on operatsioon või mis täpselt on nende lennukite eesmärk, kuid lääne meedia andmetel kuuluvad nende hulka Iraani luure- ja seirelennukid. Ja mõne Ameerika ametniku jaoks on see suur probleem. Sest kui tõesti on Iraani sõjalised vahendid, mida kaitstakse või lubatakse Pakistanis viibida, samal ajal kui Pakistan tegutseb rahuläbirääkimiste vahendajana, on loomulik küsida, kui neutraalne see tegelikult on. Aga teiselt poolt on veel üks oluline detail, mida sageli ei märgata. Viimastel nädalatel on ka Iraani ametnikud kurtnud, et Pakistan on läbirääkimistel liiga Ameerika-meelne. Mõne analüütiku sõnul, kuigi see võib kõlada irooniliselt, on see mõnikord märk sellest, et vahendaja püüab tõesti tasakaalu hoida. Kui mõlemad pooled pole rahul, võib see tähendada, et ükski pool ei saa täielikult seda, mida nad tahavad. Kuid samal ajal, kui diplomaatiline draama väljaspool Iraani jätkub, on riigi sees tunda palju tõsisemat kriisi. Ja see on majandus. Viimastel kuudel on Iraanis inflatsioon kiiresti süvenenud. Reutersi, IMFi andmete ja rahvusvahelise meedia poolt küsitletud Iraani kodanike ütluste kohaselt tõusevad kiiresti toidu, ravimite ja imporditud kaupade hinnad, samal ajal kui Iraani riaal kaotab väärtust. Tavalised Iraani pered tunnevad seda iga päev oma nahal. Põhilised esmatarbekaubad on kallimad, imporditud toodete ostmine on raskem ning kuna valuuta nõrgeneb, on paljude inimeste ostujõud vähenenud.
Maailmapanga ja ITC andmetel on viimastel aastatel suur osa sellest majandussurvest seotud sanktsioonide, rahvusvahelisest pangandussüsteemist isoleerituse ja piirkondliku kaubanduse ebastabiilsusega, kuid probleem pole ainult sanktsioonides. Majandusvaatlejate sõnul on suurt mõju avaldanud ka konfliktist ja julgeolekupingetest Pärsia lahe piirkonnas tingitud ebakindlus. Kui on sõjahirm, on vähem investorid valmis turule sisenema, import muutub keerulisemaks, kindlustus- ja transpordikulud tõusevad ning kogu majandus aeglustub. On ka teateid, et Iraan on karmistanud välisvaluuta tehinguid, et kaitsta oma dollari ja euroreserve. Seda teevad tavaliselt riigid, mis on tugeva majandussurve all, et nende kõva valuutareservid päris otsa ei saaks. Ja siin tulebki välja üks sanktsioonide ja geopoliitiliste konfliktide kõige raskemaid reaalsusi. Sageli ei ole esimesed, keda see mõjutab, poliitiline eliit, vaid tavalised inimesed. Kui võimuvõitlus riikide vahel jätkub, seisavad tavalised inimesed silmitsi inflatsiooni, tööpuuduse ja igapäevaste kulude kasvuga. Ja seda pole kogenud ainult Iraan. Sarnast mustrit on nähtud ka erinevates tugevalt sanktsioneeritud riikides minevikus, alates Põhja-Koreast kuni Venemaani pärast lääneriikide sanktsioone seoses Ukraina sõjaga. See ei tähenda, et iga riigi olukord oleks ühesugune. Aga see näitab, kui raske on muuta valitsuse suunda ainult majandusliku surve abil. Sest isegi kui majandus nõrgeneb, ei järgi poliitiline juhtkond automaatselt teiste riikide nõudmisi. Ja mida kauem pinge kestab, seda ohtlikumaks muutub majanduskriisi, piirkondliku ebastabiilsuse ja sõjalise surve kombinatsioon. Seega, et mõista, miks Iraani seisukoht on endiselt jäik, ei piisa ainult praeguse konflikti vaatamisest. Tuleb vaadata ka Iraani sügavamat ajalugu, alates islami revolutsioonist, kuni aastakümneid kestnud sanktsioonide, asenduskonfliktide ja keeruliste sueteni läänega. Sest kriis, mida me täna näeme, ei alanud lihtsalt eile. See on aastakümneid kestnud pingete, hirmu ja võimuvõitluse tulemus Lähis-Idas.